Mina olen täna nüüd Kuusepuu. Sellist au ei ole tihti, kui saab peale 10-15 aastat 2 sellist legendi uuesti kõrvuti. Vaatad peaaegu joonelegi. Tere, Lauri! Tervist! Tere, Erki! Tervist! Mina olen täna nüüd Kuusepuu ja tuletame nüüd meelde, kuidas see siis kõik vanasti teil käis? Kas juba praegu mõnel mehel hakkab kuidagi käsi kipitama, et kumb saab parema reaktsiooni või? Me olemegi tegelikult kõige rohkem kohtunud Kuusepuu all, Lauriga. Ja. No põhimõtteliselt vanasti oligi nagu praegu, et sina oled lihtsalt kuuske ja me olemegi kummagil pool kuuske. Ja teie see võitluspaar oli ju pea 10 aastat. 2001 kuni 2009 ma sõitsin viimati, 2010 tegelikult ka. Jah, 10 aastat. Et kuidas põhimõtteliselt ju, Lauril sellel hetkel oli juba võidusõiduautoks võib seda täitsa nimetada. Torud asjad sees ja slick all. Aga et kuidas sikkust 2 kiirest tänavaautost kasvas välja 2 giganti, 2 väga suure slickiga toruraamil, väga suurt võimast mootorit, kiiret autot. See tuli tegelikult minu meelest järk-järgult, et see nagu kohe need autod ei olnudki sellised. Et tänavaautost need asjad arenema hakkasid. 2001 oli puhas tänavaauto, esimesed võidusõidud ja sealt edasi juba siis läks step by step. Et vist võib öelda või arvata, et poleks sellist võitluspaari tekkinud, siis ma arvan, et Eestis see kiirendus poleks ka niimoodi järk-järgult arenenud, sest et ikka ju konkurents on see, mis ju paneb alati ju rohkem püüdlema. Seda absoluutselt ja minu meelest oli selles mõttes rahval huvitav vaadata, et need vahed üldse meil nagu väga suured ei olnud ja see oli just äge, et kord oli üks ja siis teine ja ei olnud kindlat võitjat, just. Et see ei olnud kunagi võimalik ette arvestada. Tehnikasport ja et selline põnevus oli kogu aeg olemas ja päris pikalt, et selles mõttes oli päris tore. Ja see teie võitluspaar on ju siiamaani legendaarne, et ükskõik kellega räägid või natukenegi nagu Eesti kiirenduse ajaloost, kellega hakkad rääkima, see on alati ikkagi see punane must, Itsut versus Kuriks, et see on, ma ei saa mitte midagi vastu väita, aga ega minu see huvi ala vastu hakkaski teie duellist. Rõõm kuulda. Et 2003 aasta Lasnamäe kanal, kuna veel ise elasin ka Lasnamäel, siis sai jalgrattaga kohale sõidetud ja vaadatud, mis toimub. Ja siis pisik tuli ja siis kuidagi sealt edasi läks ja nüüd ütlen ausalt, päris uhke tunne on siin niimoodi istuda, et ju veel teistpidi nagu uhke tunne on see, et tegelikult Erki on mind aidanud mingite asjadega oma võidusõiduprojekti puhul ja ka Lauri viimane tõmme üldse autoklassis oli see au, et jah, küll kattis autoga olin sul kõrval, aga sai olla, et päris uhke. Aga kuidas teie siis duell niimoodi sõbralikult läks?
vaenlased me pole kunagi olnud. et korra siin kaamera taga ju rääkisime ka, et ju reaalsed konkurendid telite ju ainult foorist finišini, et ülejäänud aeg olite ikkagi. No absoluutselt, ega käisime omavahel ju ikkagi selles mõttes läbi tol ajal, et siis ma töötasin Top Artsis. Just lugu oli vaja mingit juppi, käisin ikka Lauri käest ostmas ja siis rääkisime autodest ja absoluutselt, ja teine kord ma käisin Erki juurest läbi ja et selline tegelikult meil ikkagi toimus siuke koostöö ja käisime läbi omavahel. Et omavahel jah, mingit nagistamist ei olnud, ainult kuusepuu all. Siis pani iga üks oma rada, oma sõitu. Korra oli Lauri peal, korra oli mina peal. Et on mida meenutada, jah. Teeb südame soojaks. Aga tiitlite mõttes vist Lauril tuli nüüd rohkem ju? Tõenäoliselt küll, jah. Et Lauril on juba 5 aastat juba... Ja ma mõtlen pigem seda perioodi, kus te omavahel tihedalt võidu sõitsite. Ma arvan, et Lauri vist oli olla rohkem küll, jah. Aga see oligi ju alguses väikse slikiga tänavaautod ja siis järsku Lauri auto oli põhimõtteliselt toruraami peal, suur slik all. See oli ka, kui seda kamarat silmas pidada, siis oli selle nii-öelda selle toruraami ja vedrustuse ehitus, kes ka 2 järgus. Alguses oli see tagumine pool, kus siis sai panna see Chevy 12 volti, see kitsas sild suurte slikkidega. Ja siis sellest järgmine etapp oli, siis sai sealt eest tehtud nagu toru peale. Ja see aiendas ainult Erkit põhimõtteliselt uut autot ehitama. Jah, kui Lauril oli ühe autoga 2 etappi, siis mul oli ikkagi 2 erinevat autot. Ma mõtlesin, ühega enam vastu ei saa, et siis 2005 sai ehitatud siis täiesti uus auto, millega siis 2006 sai välja tulnud. 2005 oli sul omad? Oli jah, kas see 2005 või 2006 ma enam täpselt ja siis oli. Et oli see ja siis pärast on omadid tuli see Transam. Ja sellega ühtepidi see tänavaautode ajastu teil oli nagu niisugune kuldajastu, kus kuidagi on nagu, võiks öelda, et eredamalt meeles see toll, aga samas, kui ju sul oli juba Transam ja sul kiirekamera, siis oli juba ju täitsa nagu gigantide ehitluseks. Tase oli kõrgem ja ajad olid juba siis ka paremad. Just ju põhimõtteliselt ju koos te liikusite mõlemad 9 sekundisse ja mõlemad koos liikusite 8 sekundisse. See oli küll nii. Aga Lauri vist isegi 7 sekundisse välja ju. 7, esimese 7 vabandust ma sõitsin seal Soomes. Aga Eestis? Eestis tuli hiljem, jah. See oli selle kõige viimase autoga vist üldse? See võib olla niimoodi, jah. Pärast seda, kui see sai nagu ära taastatud. Aga mingid eredamad mälestused? Üks mälestus on mul selle Nomadiga, et siis see oli juba, siis ma sõitsin juba selle Transamiga, endise selle Soura autoga. Ja siis üks pealtvaataja, kes oli jälginud neid kiirendusi, võistlustel käinud jälgimas, küsis, et vaatas, et me oleme uue autoga, et küsis, et mis sellest universaalkerega vana Volgast sai. Aga mis sellest Nomadist sai üldse tegelikult? Sa olid ainult ühe hooaja selles? Jaa, tegelikult me rentisime seda, kui päris aus olla. Ja siis jäi selline nii-öelda kokkulepe, et kui me soovime, siis oleks võinud ka selle ära osta. Aga kuna selle hind oli tänu sellele nagu väga kallis, et seal oli nagu päris palju tegelikult originaaljuppe küljes, siis me loobusime, sest meie jaoks oli ikkagi see võidusõit prioriteet. Ma isegi mäletan mingit pilte, ma alles just otsisin ka, siis nägingi Nomadi pilte selle taga, pagassi peal, selle tagumise luugi peal oli veel tundus nagu originaalkroon, mingid liistud. Olid.
ma ei tea, miks Nomad minu jaoks kuidagi visuaalselt oli nagu kõige nagu auto üldse kuidagi, ei tea, miks kuidagi siiamaani nagu näed pilti, siis kuidagi tuleb meelde ja läheb süda nagu soojaks kohe. Seal oli mingisugune vedrustuse, mingi asi oli, et me ei saanud seda päris hästi, see on nagu lõpuni ei saanudki toimima. Ja see oli ju, jah, seda mina nüüd ei mäleta, 2005, kui sa Nomadega sõitsid, siis ju tuli Sanger Nebo, kes võttis ju sinu vana kere ja Erki vana mootori ja sellel aastal tegi sulle tuule täitsa alla. See võis olla küll, see oli siis, kui ma Nomadega sõitsin vist. 2005. Jah, 2005, siis ju Sanger Nebo tuli Eesti meistriks, aga nüüd 2006, kui sa kiirekamara valmis sõit, kas siis ju ka ta sõitis või? Ma ei ole kindel praegu, ei meenu. Ma võtan ausalt, mul endal ka see ei ole. Sõitis ka ainult 1 aasta. Ja ta väga pikalt ei... Ta ise oskab kindlasti sellest paremini rääkida. Loodame, et äkki ta tuleb ka ja võtab sõna, sest tegelikult juba on ju soovitud tema nime. Et tuleb vaadata, mis seal Viljandi metsade vahel üks mees, kas võtab vedu või mitte. Mulle tuleb meelde üks nüanss Lauriga hästi järedalt, aga see ei seondu küll võistlusega, aga see oli aastal 2001. Tema ilmselt mind ei tundnud veel, aga mina teda juba teadsin. Ja mulle tundub, et see võis olla Tartus autonäitus, mis on sügisel. Meil oli Camaro oli seal väljas ja vist oli äkki ka Lauri mingi autoga seal väljas. Ühesõnaga me sattusime kogu siis selle Ameerika autoseltskonnaga lõunasöögi lauda seal. Ja siis mingil põhjusel tekkis mulle vajadus Lauri käest küsida, et palju see autoga bensiini võtab või kütust võtab. See on tegelikult kõige nõmedam küsimus üleüldse. Eriti Ameerika autoomanikud. Jah. Aga miskipärast ma seda küsisin ja mulle siiamaani ei lähe meelest Lauri vastus. Ta võtab mulle tõsise näoga otsa. Ega hobujõud ei tule riidekapist. Väga aus. Mul ei olnud mitte midagi selle kohta öelda. Mulle siiamaani meeles ja ma kasutan ise seda väljendit siiamaani. Kui keegi küsib mu käest, et palju see auto kütust võtab, see ei tule riidekapist. Ja, aga ma ise kujutan ette, et läbi ajaloo kõige rohkem küsitud küsimus teie käest üldse nimetud publiku seas ongi see, et palju kütet võtab. Seda küsiti tegelikult palju, jah. Kui oli mingi kohe sõidu vahepeal boksi peatused ja niimoodi ja siis inimesed ikka tulid boksi rääkima, et siis oli ikka küsimus, palju võtame. Tol ajal oli ikkagi seda pealtvaatajaid oli ikka päris palju. Kes käisid seal uurimas ja selles mõttes, et huvi tunti päris palju. Ja tol ajal vist ei olnud ju see Ameerika auto fenomen ka nii suur, nagu ta praegu on, et pigem oligi ikkagi, et neid pigem oli ju linnapildis oli vähe ja siis võtad rohkem nägidki rajal siukseid ägedaid vanu ameeriklasi. Mäletan, et Pärtlil oli sellele küsimusele standardvastus olemas alati. Mida rohkem, seda uhkem. Aga näiteks lemmikkoht, kus teil sõita oli sellel ajal? Mõtlengi just nüüd seda ajastut, kus te kahekesi madistasite. No minu meelest ikkagi, vähemalt mul on meelde jäänud, et see Haapsalus nagu võistluse seisukohalt või pidamise seisukohalt oli ikkagi see Haapsalu rada oli tähendab kõige parem minu arvates. Ja, oli küll, jah. Kuigi seal oli tol ajal oli väike raja erinevus, et eelsõitudes siis, kes sai parima aja, sai valida raja, eks. Minust oli, kas äkki oli parem rada, oli parem või? Võis olla. Et üks rada oli natuke parem. Vasakul rajal oli, ja nüüd ta on kordastatud, aga vasakul rajal oli mingi suur lohkväsi kuidagi sees. Aga sina ju enda isiklikku rekordi sõitsid raadil minu meelest, selle 8-3. Rekord on mul sõitud jah raadil. Kuigi see oli vist üks kõige libedamaid kohti üldse. Jah, tegelikult küll, jah. Tartus oli raadil ja teine koht oli Ülenurme. Vabandust, ma ajasin just ise praegu sassi. Ülenurmel on see sinu rekord sõidetud. Ja mingi rekord on raadil, aga lõppkiirus oli Ülenurmel. Ülenurme rada oli iseenesest nagu hea ja sile, eks, aga seal oli see miinus, et kuna see oli toimiv lennurada, siis sinna ei tohtinud panna liimi, et pidi siis puhta asfaldi pealt startima alati, eks. Minu meelest see Raadi lennuväli oli ka siledam, kui oli Haapsalu, aga lihtsalt, et Haapsalus oli jälle see pidamine parem. Minu meelest see plaadi, ma ei tea, kas siis betoonisegu vist oli teistsugune, kui oli
nendel raadiplaatidel. Minu meelest Veljo oli see, kes ütles ka, et raadil oli oluliselt siledam, et selle lennuvälja ehitus oli kuidagi ka teistmoodi. No. Ja siis kuidagi jutu jätkus läks ka see, et ju Kiltsi on ju ehitatud peaaegu kohe peale teist maailmasõda, aga raadi oli ju ikka 70 või midagi, 60 lõpp, 70 oli raadi ehitatud ja kuna ta oli ju tuumapäid kandvate lennukite jaoks, siis see oli see top-notch koht pidi olema. See Haapsalu minust oli hävitajate see lennuväli ja siis seal raadil olid need raskepommitajad vist. Kuskilt ajaloost ma olen ka midagi sellist välja lugenud. Aga see tehnika areng, ma arvan, et see teie kahe heitluses tehnika areng ja mõnes mõttes võib öelda, et suurte kahurite peale minek, et see on tegelikult ju see lükkaski käima selle Eesti kiirenduse asja. Ja ju mõlemad saite ju infot Soome poolt ju. Jah, mina võin seda küll tunnistada 100%, et sealt minule tuli ikka väga palju abi. Ja seda ju nii nagu know-how poolest, kui ju tegelikult ju Soome mehed käisid siin Eestis ju ka ju. Ja ikka, et meil oli isegi oli peaaegu tiimi liige oli meil mingil ajal oli see Jari Heinonen. Keda ma võib-olla tahaksin veel tänada on Seppo Paavola ja siis Jürgi Augio. Ja muidugi seal on veel väga palju nagu, et tegelikult ma ei saakski neid nimesid mainida, et kui ma hakkan kõiki tänava, siis ma arvan, et see läheb mingi 6 aega. Me siis 20 aasta jagu on nimesid niimoodi ees. Sest et ma ei tea miks, aga mul on meeles ka, see oli siis enne seda 2003 aastat, kui mina sain esimesel võistlusel käidud vaatamas, oli Tehnikamaailmas sinu autost artikkel, kus siis räägiti see, et oli piikplokk ja nitro oli juba peal. Ja ma ei tea miks, aga ma mäletan, et Saapalo mingil põhjusel oli Saapalo oli ka selles artiklis ära mainitud ja et kuidagi, et tema oli nagu asjaga seotud kuidagi. See ongi see, et tegelikult neid inimesi ongi nagu väga palju, keda ma tahaksin tänada. Et loomulikult Saapala kahtlemata ka, et temast mina sain ka inspiratsiooni väga palju, kui ta veel ise võistles, ma mäletan. Ja sellepärast, et siis, kui mul 2010 esimene võistlus Soomes ei läinud kõige paremini ja sisuliselt see auto peaaegu hävis, kui see avarii mul oli, siis me saime Saapalaga kaubale, et saime kasutada tema autot nagu. Jah, tehnika ju läks ümber ja et oligi see mootor ja kast ju sinu oma ja ta ju veel hooaja keskel põhimõtteliselt ulma ajaga ju tõstsite selle kõik ümber. Ja, seal tööd sai kõvasti nähtud küll. Kas võis olla, et Seppo Saapal oli esimene, kes sõitis esimese 7 sekundi aja Eestis? Jah, see võib olla võimalik. Selle sama kerega lihtsalt enda selle blower tehnikaga, millega ta siis Euroopa Pro-moodi sõitis. Ja see oli selle ta sõitis ju Kiltsil ja uisutas. Ja, ma olin isegi kohal seal. Ma olin seal isegi kohal, mäletan seda. Ja see oli Eesti esimene 7 ja peale seda läks siis vist pea 10 aastat, kui siin Eesti mehed alles hakkasid 7 sõitma. Isegi rohkem. Aga jah. On eredalt meeles ka mingisugused foori taga äpardused või mingid teravamad hetked? Et ju see... Nagu praegu niimoodi nagu ei meenu. Ma mäletan seda, siis oli täiesti nagu nii tänava auto, et see oli numbrid küljes, minu selle Mustar Kamarol ja sai tänava peal veel sõita. Ja see oli mingi American Beauty, kui ma ei eksi. Ja siis oli selline lugu, et nagu ikka pühapäeval oli see võidusõit. Enne seda on alati kruiis. Ja siis mul oli selle shifteriga mingi jama, ma mäletan.
et mingil põhjusel oli niimoodi, et pärast seda burnout'i tagurdamist mul vist jäi ikkagi see tagurpidi käik jäi sisse ja mul kõrval oli, minu kõrval võistluskaaslane oli korvetiga, mingi tänavasõidu korvett oli. Aga noh, õnneks ma suutsin ikkagi ära tajuda, et see auto sõidab täiesti vales suunas. Ja siis ma panin esimese käigu sisse, võtsin gaasi põhja ja minu meelest, kui ma eksis, ma veel võitsin selle sõidu. Et peaaegu stardid valet pidi ja ikka saab ära. Huvitav ka, et neid starte koos palju teil oli. 100 tuleb kindlasti. Ole lugenud, aga 100 võib kindlasti olla aastate lõikes. Kindlasti võib olla 100. Võtme kiirelt 9 aastat, keskelt läbi oli 4 võistlust aastas ja ühel võistlusel keskelt läbi 3 tõmmet ikka ju, kui mitte rohkem. Koos, jah. Siis on täitsa mehised numbrid tulevad juba. Mitte halvaga kellegi teise peale, aga mõni mees pole nagu eluski nii palju tõmbeid foori tagant veel teinud, kui te omal ajal koos madistasite. Olid ajad. Olid mu ajad. Lemmikvõistlus sellest ajast? No minu meelest, kus nagu kõige rohkem minu meelest rahvast oli see Rock Race minu meelest, mida Peep Pihadalo korraldas. Tegelikult Pihadalo vist ei olnud seal korraldaja. Või tähendab, ta aitas korraldada. Ma kuskilt jäi kõrva, et tema viis need inimesed kokku ja ta oli peakohtunik seal. Jah. Mulle meeldivad või te meenuvad kõige rohkem night race'id. Aga just selles võtmes, et autod läksid nii kiireks ja valgustust tulesid eest pole. Sa põhimõtteliselt täiesti pimedas sõidad kott pimedasse nagu. Sa ei tea, mis sul ees ootab. See oli niisugune ekstreemne. See oli üsna põnev, jah. Ja, üsna põnev oli, jah. Mingil hetkel ma mäletan isegi, et vist korraldaja palus panna parkida auto niimoodi, et nad näitaksid oma kaugtuledega sinna finiši väravate suunas. Et näeks vähemalt väravast välja sõites. Ega rada ju valgustatud ei olnud. Tulesid poleks. Kui sinna lähed mingisugune 280 kilomeetrit tunnis. No kuulge, Veljo Einberg sõitis ju 2012 täpselt samamoodi kott pimedas selle hetke Eesti rekordi 8-1, mis siis tuli kehtivaks Eesti rekordiks sellel hetkel. Ja samamoodi kott pimedas ja Taiu käis ka meil külas, ütles ka, et lasin nupu lahti, hoidsin rooli sirgena ja mõtlesin, et kui ma rooli sirgena hoian, ju siis läheb ka otsa. Väravast läheb. Night race'id olid ägedad. Need on ka niisugune väga-väga huvitav. Kuigi minu meelest faktiliselt on see, et Rock Race'il olevat olnud äkki mingi 8500 pealtvaatajat ja Aivo mäletas, et temal oli mingil speedestil lausa 12 000 pealtvaatajat. Võimalik. Aga võib siis öelda ka, et Kiltsi oli vahepeal nagu teine kodu või? Ja, seal sai ikka päris tihti käid. Kõige lähem rada. Ja seda ka kõige lisaks. Aga on mingit niisugust võistlust või koos tõmmet meeles, et enda lolluse tõttu või kuidagi nii vähe jäi puudu või niisugune nüüd napilt läks või nüüd napilt jäin ilma? No mäletan, tol hetkel jäi kripeldama ikka see 2008 aasta, et kui Lauril oli see uus mootor 565, eks, ja mina läksin metanooli peale üle, eks, ka nagu teine tehnika, eks, ja vahe oli tuhandik või sajandik võib-olla, eks. Mäletad ise? Minu meelest oli kogu aeg oli põnev, et ega seal jah, et seal ikkagi, kuna meie need vahed olid niivõrd väiksed, siis seal iga eksimus andis kohe tunda nagu, et ega seal kuna see kõik see sõit ja see distants on juba nii lühike, et seal võrreldes näiteks ringraja või ma ei tea, ralliga, mida iganes, et on võimalik mingisuguseid asju tagasi teha, siis seal on kõik, seal ei saa mitte ühtegi korda eksida. Puhtalt ju juba see stardireaktsiooni. Alates sellest. Reaktsioon, pidamine, võimsus, tunnetus. See on nagu väga palju asju, mis peab nagu kokku töötama, et tulemus saada.
enne rääkisime korra ka, et Erki läks siis Bloweri teed ja sina läksid Nitro teed, aga mäletad ka, kuidas see Nitro peale minek oli? Et see on ju siiamaani nii, et kuigi äge oli see, et mõlemad sõitsite GM-i toodanguga, et tavaliselt ütleme nii, et Ameerikas on ju suur kultus on alati see, et GM versus Ford ja siis on Mopari mehed on üldse kolmandad mehed, Perigi ei solvu nüüd. Aga et te mõlemad olite GM-iga ja siis oligi see punane versus must ja just see Blower versus Nitro, et kuidas sul see Nitro peale nagu minek oli või? No see Nitro või jah, see naerugaas, mida iganes eesti keeles, see tookord tundus nagu hästi ahvatlev, et kuidagi väga tundus, et väga lihtsalt saab jõudu juurde ja kõige lisaks Blower kaalub, et tunduvalt rohkem kui see gaasisüsteem. Ja siis lihtsalt tuli ära proovida, et millega tegemist on. Et ega alguses oli neid tagasilööke oli päris palju. Selles mõttes ega nii see päris ei olnud, et panime peale ja kõik toimis. Et seal kõigepealt oli see, et tuli see õige surve kätte saada sealt pudelist. Et eks seal oligi. Oma naha peal õppimist oli päris palju. Sai koelbe ka sulatatud? Korra sai seda ka tehtud, jah. Aga tagantjärgi tarkusena vist võib ju järelduse teha, et ei saa öelda, et üks on oluliselt parem kui teine, et ühel on omad nagu eelised ja teisel on omad eelised. Kahtlemata. Ega sellist ideaalset asja maailmas ei olegi olemas. Mõnest ju jah, et kui oleks olnud tõesti niimoodi, et kogu selle teie duelli jooksul, et Erkil oleks paar esikohta anda, ülejäänud oleks Lauri kõik ära noppinud, siis võib-olla võiks tõesti hakata vaikselt arvama sinna poole, et Nitro on Bloweris parem, aga kuna tegelikult oli see ju ikkagi väga-väga tasavägine võitlus kogu aeg, siis pigem oligi juba puhtalt õnne ja mehe oskuste peal ja nii nagu Erki enne ütles, et Lauri võttis nii head reaktsiooni, et kiirendus tahes-tahtmata, see läheb ka alati selle peale. No kui võistlussituatsiooni silmas pidada, siis see reaktsioon on üsna oluline, see on selge. Eriti finaalis. Nojah, et selles mõttes, et külm närv tuleb kasuks. Kvalifikatsioonis need reaktsioonid ei loe. Aga vist see on huvitav, ongi see, et mõlemad te olete ju tegelikult kaunis külma närviga mehed, et nii palju või vähe, kui ma teid isiklikult tunnen, et olete siukse rahulikud ja nii palju, kui ma raadid olen näinud, siis on ka nagu, pole nagu väga mingit käperdamist seal puu taga näinud või miskit, et alati on nagu, kõik on nii korrektne ja on sujunud. Ja. Ma arvan, siukse keerulise närvikavaga inimene vist ei saagi hakkama sellega. See ala ei ole neile, jah. Aga eelnevalt Erki ütles ka, et kui tema jaoks oli see kogu see kompott, et just see mehaanika pool, see auto ehitamise pool ja siis et see pärast võistlusel osalemine, et see oli pigem nagu see boonuseks niisugune, et siis sinul oli pigem see võistlusel olemine oli see nagu number 1, et siis see no, ma ei ütleks, et olemine pigem ikka see võidu sõitmine. Jah. Et kahtlemata, et selleks ma sinna läksingi, et võistelda ja võita. Et ma arvan, et ega Erki ka sinna kaotama ei tulnud. Kõik tahtsid, kaotama ei olnud, aga esmane oli mul ikkagi ehitamine ja teine oli siis võidusõita. Jah, sest see ongi see, et ju eks igaüks võidusõidule läheb ikkagist ju, isegi kui ta teab, et tehnika näiteks ei ole nii hea kui vastasel, siis ikkagist ju võidusõit ongi ju võitmise mõttega, et kui tahta nagu lihtsalt ehitada ja vaadata või nagu proovida autot, siis võib ju niisama minna testipäevale või kuskile. Ja ehitamine käis ikka selle mõttega, et tuleb ikka minna võitma. Et kuidas muud moodi see võidurelvastumine oli, et kui Lauri võttis omale ühe sinise pudeli kõrvale, siis üks, et sina panid omale kapoti peale ühe Bloweri ja et nii ta ju läks järk-järgult. Põhimõtteliselt sekundi kaupa. See läks sekundi kaupa, jah, iga aasta sekund.
iga aasta sekund ja 100 hobujõudu. Suuresti vist oli. No jah, kui nagu suure pildina võtta, siis umbes midagi sellist oli. Aga mida kiiremaks läks, seda keerulisemaks läks ka ju. Ikka jah, muidugi. Absoluutselt. Mul meenub üks võistlus, ma ei mäleta, kas sa seal osalesid või ei osalenud, aga see oli igal juhul Pärnu lennuväljal. Ja see oli minu meelest, see ei olnud Eesti meistrivõistluste etapp. Aga seal sõideti igal juhul 200 meetrit ja minu meelest, ma ei mäleta isegi, kes seda korraldas. Aga seal oli niimoodi, et see, kes selle võistluse ära võitis, sai lennukiga võidu sõita nagu. See Vigur sõidulennuk oli. Tuleb sul meelde? Tuleb meelde. Ma olen sõitnud koos selle lennukiga võidu. Jaa, et see oli, et me mõlemad ilmselt ja me mõlemad sõitsime. Ja minust oli üks sõit oli minuga ja teine sõit oli sinuga ja kõrval oli siis Vigur lennuk. See on huvitav selles mõttes sõita, et auto saab kohalt paremini minema, aga hetk hiljem panen muidugi lennukile mööda vaheks. See oligi maailmas üks kõvema valusama nii-öelda minekuga see Vigur lennuk, mis üldse. See oli professionaal, kes käis. Kas ma sellest pole isegi kuulnud? Kahju, ma ei teaks, kas seal on mingi pilti või äkki video sellest. See oli puhas show element. Ma usun, et maailmas väga paljudel sellist võimalust ei ole olnud elu sees. Kindlasti. Teine katse. Läks. Nii, sina oled üks Kasperis sõõde ja lennuk Lõdvalt ära. Nii, lipp läks. Lennuk tegi vist ikka. See oligi vist, et esimene teine koht vist sai sõita. Jah, mingisuge teema oli seal oli, jah. Aga mis aastal see nüüd oli? See oli veel 2004. Pigem siis tänavaautodega veel. Kui 2003 või 4. 3 või 4 oli, jah. Meie Eesti on ikka huvitav koht, küll on meie kiirendusautod saanud võidu sõita lennukitega, küll meil on võistlus korraks seisma pandud, et lennuk saaks maanduda. On ka seda juhtnud, see oli ju samamoodi mingisugune speedest, kus võistlus katkestati korraks või peatati, et lennuk saaks maanduda. Samamoodi vist Pärnus äkki või oli Raad? See oli Haapsalu äkki. Haapsalu, minust oli Haapsalu see. Haapsalu ja minu arvates ka. Vist. Pluss keegi minu meelest kunagi ütles ka sellel nimetatud hallil vanal ajal, et ainult Eestis on see võimalik, et pannakse suure rattaga Camaro ehk siis Lauri Kuriks ja tuunitud PEM samas klassis joonel ehk siis Kaido Krumm. See oli siis seal Lasnamäel tagaotsas 200 meetri võistlusel. Ma ei mäleta, kas see käis kuskil foorumis läbi või see oli reaalselt kuskil tehnikumaailmas ja autolehes käis see läbi. Kaidol oli ka Outlaw klassi auto, jah? Jaa, aga see oli see oranž tal, aga esimesed võistlused ta tegi ju selle nimetatud lihtsalt tuunitud E34-ga, mis on see sinine kredi. Ja see oli, minu see Kaido Krumm oli ka nagu ehe näide sellest, et tulen korraks proovin ja kuidas siis nagu pall veerema läheb. Et esialgu oligi ju tuli proovima, siis järgmine kord tuli proovima, oli juba träägislikid all, siis kui jälle tuli proovima, oli juba stanged küljest ära võetud, auto seest tühjaks võetud ja siis juba üks hetk tuli täitsa spetsiaal ehitatud kitsasilla suure rattaga 36-ga ja sellega ta ju just eile samamoodi jäi see sama video silma, et Kaidol vist parimaks jäi 891 või 892. See oli siis ka Kiltsil mingisugune võistlus. Aastat isegi ei mäleta. Ja see oli ju PEM-i mootoriga üldse. Siin eelnevate osadega ka, kui Veljo Heimberg esimest korda tuli võidu sõitma, siis sina sõitsid ju Transamiga juba. Vist oli küll nii. Käbi sõitis siis äkki Monsaga ja siis tuli Veljo oma V6-ga. Et mis emotsioone see tekitas? Kas ajas natuke naerma ka, et nüüd keegi tuleb sellise väikse
väikse mootoriga meie suurte mootorite vahel. Ma ütleks, et mind ei ole ükski konkurent nagu naerma ajanud, kui nii võib öelda. Sest kunagi ju üldse oli ju üks soomlane käis ju vanal hallil ajal käis oma valge Sierraga Cosworth turboga sõitma. Ja see loputas kõiki. Nägi ja võitis. Ja, et ega see... See oli Raadi lennuväljal, kus tuli perega koos. Parkis oma valge Sierra sinna, tõstis pagasnikust telgi välja, läks starti, ma ei tea, kas võitis või igal juhul ta pani kõvasti. Aga muidugi seal oli ka tuunitud Cosworthi mootor all kõvasti üle puhutud. Aga see oli jah. Ja teine Soome fenomen ka, mis siin teilt mitu korda käis sõitmas, oli see Tapja Mosse. No see käis ka korra või kaks. Jah, oli veel. See ju sõitis ju Eestis, ma ei tea. Pärnus äkki kuskil ma olen teda sõitmas näinud. Kas ta Tartus ka mitte sõitnud? Jah, kindlasti. Selles mõttes, et ta käis mitu korda sõitmas, kas keegi kuskilt Google'is välja, et Soomes see Mosse oli Alastarus või motopargis sõitnud lausa 8-9 või 8-8. Võimalik. See oli ka päris olusa minekuga kahtlemata. Aga saite, kas ta oli vist sama klassi auto või teise klassi auto? Mäletate seda? Saite kumbki koos selle Mossega ka sõita? Koos sõitnud ei ole. Aga see oli ikka üsna nobe auto oli. Ja kui nad oli nagu Vene päritolu Mosse, siis see oli ikka tekitas elevus. Kuigi see, ma arvan, et Eestist ei saaks kunagi numbreid külge, aga see oli tegelikult tänavaklassi auto oli see. See oli numbritega auto. Ja see mul tuleb meelde. Seal oli jah, peale juhistet oli tulemüür ja seal, kus peaks taga Eesti olema, seal oli 2 väga suurt turbot. Aga Mosse mootor, mis oli plokk, oli betooni täis vallatud. Vist, jah. Jaotusvärk oli betooni täis. Seda ma mäletan, et kuskil tehnikamaailmas asjas oli kirjas, et muidu ei saanud nii-et plokigaani tihendit pidama, kui mingisuguse eriti kõva liimiga liimiti ploki gaasmootori ploki peale kinni. Et kui midagi õhku lendas, siis polnud mitte midagi muud, kui see mootor tõsta vanarauhunnikusse ja järgmine teha. Ja tema oli see sama mees, kes ütles ka, et õigel võidusõitjal on kogu aeg 3 mootorit. Üks, mis on auto vahel, üks, mis on puki sootel ja 3, mis on ehitamisel. Et oleks kogu aeg ringlus. Et tuleb veel mingeid eredaid mälestusi? See küll ei puuduta meie vahelist nii-öelda võistlemist, aga lihtsalt, et sa rääkisid sellest Soome võidusõitjast, kes oma mootoritest rääkis. Siis kunagi Soomes olevalt olnud üks võistleja, kas see võis olla isegi võib-olla mingi 70-ndatel või väga ammu, kellel oli Oldsmobile ja ta oli terve talve oli ehitanud oma uut mootorit ja tuuninud seda kõvasti. Ja siis, aga ta selle vana originaalmootori jättis igaksugust nagu tagavara mootoriks. Ja tal see nii-öelda siis võistlusmootor, mida ta oli terve talve ehitanud, ühel võistlusel läks katki. Ja võistluste käigus kiiresti vahetasid selle nii-öelda selle mootori ära ja panid selle originaalmootori ja sellega ta sõitis kiirema. Aga kunagi oli see väljend ka, et tuuningu võib lugeda õnnestunuks siis, kui ei ole ju hobjõudu kaotatud. Või isegi, et väike kaotus on lubatud. Konfitsent. Aga ma arvan, et siin ongi meil piisavalt tore lõpetada. Erika, aitäh sulle, et oma töökojas mind niimoodi vastu võtsid. Aitäh sulle rääkimast. Lauri, sind ma tänan ka, aga sinuga me jätkame varsti edasi ja siis lähme täitsa sinna 90. keskpaika, kus kõik üldse kunagi alguse sai ja kuidas lõpuks oli 7 sekundit Randham. Aga meie täname ja... Mina sooviksin ka tänada, et selline tore saade üldse saab teoks või juba osaliselt vist on saanud teoks ja mul on ka väga suur rõõm näha Erkit, kellega me kunagi tegime suurepäraseid sõite mõlemad. Samad sõnad. Ma arvan, et väga paljud Eesti kiirendajate nimel ma võin teid 2 meest tänada, sest teie andsitegi selle lükked ja selle palli veerema, et see Eesti kiirendus jõuaks sinna, kus ta praegu jõudnud on. Aitäh teile! Aitäh sulle! Tänud!